Jätkame lugemist. Meil on nüüd 17. peatükk juba. Ma korraks vaatan, et palju siin veel neid on, et me oleme päris lõpupool juba. 19 on nahk. Nii, ja 20 on keskendumine ja häälestumine ja kas see ongi viimane? Ei ole, 21 on ka. 21 on. Nii, ja 22. Tšakrad. Okei. Nii et on natuke lugeda veel. Nii, täna siis on 17. peatükk ja tasakaalu säilitajad, erituselundid. Kehavedelikud vastavad meie olemuse emotsionaalsele aspektile, mis annab elule suuna, eesmärgi ja tähenduse. Nagu veri armastusega, nii on uriin vastavuses lõpetatud emotsioonidega, mida meil enam vaja pole. Kui neid vabaks ei lasta, upume peagi oma negatiivsusesse. See jääkainete eritamise süsteem säilitab olulist tasakaalu. Tegemist on puhastusprotsessiga, mis säilitab meie kehas kooskõla. Neeru ja põie probleemid tekivad siis, kui meil on raskusi oma emotsioonide, eriti negatiivsete, vabaks laskmisega ja tunnetega, mis jäävad meisse kinni. Nii, neerud. Neerude põhiülesandeks on mittevajalike ainete verest väljaviimine. Et seda teha, peavad neerud eristama, mis on kahjulik ja mis on kasulik. Kas sa suudad näha, mis on sinu jaoks hea ja mis võib kahju tekitada? Kas tunned ära, millest tuleb vabaneda? Neerud püüavad säilitada veres happelis aluselist tasakaalu. See on tähtis vastandite tasakaalustamise protsess. Kuum ja külm, õige ja vale, mehelik ja naiselik, mida sümboliseerivad 2 neeru. Neeruprobleemid on peamiselt seotud suhetega. Tegemist on kas tasakaalutusega, suhtes teistega, eriti just meie lähima partneriga või mehelike ja naiselike energiate tasakaalustusega meis endis. Neerud on seotud ka punaste vereliblede tootmisega, mis viitab neerude seotusele armastuse loomisega meie olemuses. Kas sinu lähisuhetes esineb probleeme? Kas oled kinni emotsionaalsetes probleemides, mis tekitavad tasakaalutust? Kas surud maha viha või hirmu? Kas suudad mineviku probleemid vabaks lasta? Kas sul oleks vaja suuremat tasakaalu? Neerude kohal asuvad neerupealised. Need toodavad adrenaliini, mis eritub vastureaktsioonina hirmule. Hiina meditsiinis peetakse neeru hirmu asupaigaks. Ja neeruprobleemid on seotud peamiselt suhetega, näiteks väljendamata leina ja emotsionaalse ebakindlusega. Hirm kas motiveerib meid tegutsema või tarretab paigale. See viitab olulisele seosele neerude ja liigeste vahel, võimele ennast väljendada ja edasi liikuda. Normaalolekus eritavad neerud kusihapet, kui see ei eritu, siis võib see koguneda liigestesse, nagu näiteks podagra puhul, mis põhjustab valulikku paistetust ja liikumisvõimetust. Podagra kahjustab peamiselt varbaid, viidates sügaval asuvale sisemisele hirmule tulevaste sündmuste ees. Uskumatu. Ja, neerukivid, kusihappe soolad ja mineraalid, mis tavaliselt lahustavad uriinis, sadestuvad ja moodustavad aegamisi kivi, nagu kasvav lumepall. See võib tekitada tugevaid valusid. Tihenenud soolad väljendavad hirmu ja leinaga seotud mõttemallide ja emotsioonide tihenemist. Need on nagu välja valamata tahkeks muutunud pisarad. Väliselt võib näida, et kõik on korras,
kuid seesmiselt oleme takerdunud kurbusse ja ebakindlusesse. See võib olla tingitud mineviku kogemustest, lahendamata probleemidest, mis on kogunenud ja väljendamata jäänud, kuni hakkavad kuju võtma ja valu tekitama. Oluline on sisemiste hirmude ja negatiivsete mõttemustrite äratundmine. Nii, ja nüüd on neerupealised. Neerupealiste põhifunktsioon on adrenaliini tootmine. See on võitle või põgene reaktsiooniga seotud hormoon, mis aktiveerub hirmu, stressi ja ohu korral. Oleks tore, kui neerupealised reageeriksid ainult tegeliku ohu korral, kuid nad reageerivad ka ohutundele, mis võib tekkida lihtsalt stressist, kui laps hakkab nutma ja samal ajal heliseb telefon või liiklust ummistavad teeparandustööd või öösel hakkab tööle häiresignaal. Stress käsib kehal olla valmis olukorraga toime tulema või põgenema, kuigi tegelikult pole kumbki reaktsioon vajalik. Nii on neerupealised pidevalt aktiivsed, kulutades liigselt elundeid, millega nad seotud on, ja seetõttu suureneb väsimus, tekivad lihasvalud ja seedehäired. Kui adrenaliin ei leia väljundit, kuhjub kehas stress. Fakt, et meil on ka neerupealised, mõlemal neerul üks näitab vajadust tasakaalu järele, eriti suhetes maailmaga. Ilma selle tasakaaluta võib meisse koguneda liigne hirm ja ebamäärane ärevus. Me võime liiga palju pingutada ning selle tulemusena tekivad häired. Et vältida neerupealiste kahjustumist, on oluline leida aega lõõgastumiseks ja elus suurema tasakaalu loomiseks. Põis. Põis on grapefruudi suurune elund, kus hoitakse jääkvedelikke enne nende eritumist. Põie tähtsaimad omadusi on võime välja venida ja kokku tõmbuda vastavalt temas oleva uriini hulgale. Vastavate lihaste lõdvestamisel pääseb uriin nende vahelt läbi, tavaliselt siis, kui tekib surve. Kergendus, mida toob selle surve vabastamine, on selgesti tuntav. See sümboliseerib emotsioonide vabastamist, mille tulemuseks on kergendus, kui emotsioon on välja pääsenud, mitte meisse pidama jäänud. Üsna tavaline on vajadus urineerida pärast eriti emotsionaalset konflikti või kogemust, nagu vabaneks koos uriiniga ka selle kogemusega seotud hirm. Tegelikult vabanebki ju. Ülima hirmu hetkel võib inimene avastada, et on end märjaks teinud, nagu loomad, kes urineerivad kohtudes hirmutava vastasega. Urineerimine puhastab organismi ärevatest tunnetest ja me oleme valmis tegutsema. Põie probleeme põhjustab vajadus lasta emotsioonid vabaks. Neist vabaneda ja edasi liikuda või kohaneda, leppida erinevate olukordade ja tunnetega, mitte jahata minevikust kinni hoida. Nii, põiepõletik ja kuseelundite infektsioon. Tegemist on häirega kuseelundite tegevuses, mis viitab, et sisemised emotsioonid on meid sütitanud. Me oleme põlema läinud ja erutunud, lausa raevu sattunud. Urineerimine on valulik ja raskendatud. Sama käib negatiivsetest tunnetest lahtilaskmise kohta. Sageli on põiepõletik seotud konfliktiga või mingi partnerlussuhte purunemisega. Sel ajal võib meil olla palju negatiivseid emotsioone, mis ei vabane. Nii kuhjub meis segadus, lein, viha, hirm ja haavumine. Raske on väljendada oma valu, kui partner lahkub, samuti hüljatuse, kaotuse, üksilduse seotud tunnetega. Me klammerdume sageli olemasoleva suhte külge, kuigi on aeg sellest lahti lasta. Suhte purunemisega kaasneb muutus. Tavaliselt tähendab see iseseisvumist
ning see üleminek võib olla pingestatud ja konfliktne. Põiepõletikku esineb tihti mesinädalate ajal, kuna intiimsus võib sügavalt asuvad tunded vallandada. Armastus tõstab pinnale kõik, mis ei ole armastus ja me teeme oma partnerile etteheiteid või ärritume tema peale, kuigi tegelikult peame tegelema oma sisemuses toimuvate muutustega. Kas sinust tõuseb pinnale sügav lein? Millistest põletavatest tunnetest sa kinni hoiad? Kas kardad lähedust? Mida on vaja, et aidata need tunded vabastada? Üks võimalus põiepõletikku ravida on juua palju puhast vett, puhtmaks end puhaste emotsioonidega või elada emotsioonid välja, näiteks padjasõjaga. Kui lastel on probleeme suhetes vanematega, on väga oluline aidata neil oma tundeid lahti rääkida, võib-olla lastepsühholoogi abiga. Aga sage urineerimine on põiel võime suureneda, aga kui me ei ole suutelised seoses mingi olukorraga emotsionaalselt või psüühiliselt avarduma, siis võivad tekkida probleemid, näiteks sage urineerimine, kuna põies tekib pinge. See võib olla tingitud tundest, et peame tingimata ja kiiruga midagi tegema või et olud avaldavad meile survet. See võib olla tingitud liigsest tunnete tulvast, emotsionaalsest üleujutusest. Samuti võib see viidata, et me ei taha tegeleda oma sügavamate tunnete ja nende tagajärgedega. Me vabastame need kiiruga, jõudmata neid endale täielikult teadvustada. Kas sa võtad enda peale rohkem, kui suudad hakkama saada? Püüad millestki vabaneda, ilma et oleksid seda endale täielikult teadvustanud? Sage urineerimine viitab võimetusele kohaneda erinevate oludega või võtta omaks uusi kogemusi. Samuti võib see olla viis vältida suhtlemist, sest sul on alati ettekääne eemalduda. Meestel põhjustab seda probleemi sageli suurenenud eesnääre, mis avaldab põiele survet. Ja kusepidamatus tekib lihaste nõrgenemise või mitte funktsioneerimise tagajärjel. Viitab see vaimsele jõuetusele või suutmatusele energiat suunata, lootusetuse või sisemiste kokkuvarisemiste seisundile. Me ei suuda enam kohaneda erinevate oludega, kokku tõmbuda või avarduda vastavalt vajadustele. Selle asemel anname järele eriti leinale, kaotusele ja hirmule. Kusepidamatus viitab meie suutmatusele oma tundeid kontrollida, nii et valame kõik pidevalt ja peatumatult välja. Võime tunda ka jõuetust, nagu oleksime abitud ohvrid, kes ei saa enda heaks midagi teha. See võib esineda juhul, kui tunneme end maha jäetuna, eraldatuna, ilma isikliku jõuta, näiteks vanemate inimeste puhul, kes asuvad elama hooldekodusse. Voodi märgamine. Voodi märgamine viitab tungivale vajadusele väljendada kaootilisi ja ärevaid tundeid ilma võimaluseta seda teha. Kuna seda esineb sagedamini lastel, on tavaliselt tegemist perekonna, sõprade või kooli avaldatud emotsionaalse survega. Seda võib tekitada vanemate lahkuminek, füüsiline või psüühiline emotsionaalne ahistamine, pidev näägutamine, mingi abstraktne ebaõnnestumine või muu trauma. Me ei suuda neid tundeid väljendada ja need kuhjuvad meie sisemuses. Voodi märgamine on appikarje, see reaktsioon on sarnane nutule. Sisemiste emotsioonide vabastamine, kuid kontrollimatum ja alateadlikum. Kuna voodi märgamine toimub öösel, siis on see just kui varjatud saladus, tume valu. Tegemist võib olla sügaval asuva leina, süütunde või häbiga, mille puhul nutta tundub sobimatu. Võib olla hirmust vanemate, sageli just isa või õpetaja reageeringu ees. Oluline on, et olukorda suhtutaks armastuse ja leebusega.
andes sisemisele hirmudele võimaluse väljendada. Vaat nii, see 17. peatükk oligi nii lühike, et ja jätan selle siin katki, sest järgmine on 18. Mees ja naine ja paljunemine läheb põnevaks. Ma panen nüüd selle kinni.